Siin Instruteki messil olles saab hästi aru, et aeg, millal kõike tehti sirbi ja vasaraga, on ammu läbi. Siin on selline tunne, nagu oleks ulmefilmi angaaris ning leidsingi ühe imevidina, mis mu tähelepanu kohe köitis. Ja see imeasi on 3D-skänner. Tudengina ma küll tean, kuidas raamatulehte skanneerida, aga Karl, räägi mulle, mida tähendab 3D-skanneerimine? 3D-skanneerimine on tehnoloogia, mille abil on võimalik digitaliseerida mingisugust keskkonda või objekti. Selle jaoks kasutatakse 3D-skannerit, mis siis mõõdab enda ümbruses olevate punktide kaugused ning koostab sellest punktipilve. Erialasest huvist lähtedes ma pean küsima, et kas seda saab ka kuidagi politseis ära kasutada? Jah, politseis saaks seda näiteks ära kasutada sündmuskoha jäädvustamiseks, näiteks kriminalistikas, aga üldiselt kasutatakse seda ehituslikus ja masinaehituslikus projekteerimises. See keskkonnast tehtud punktipilv viiakse sisse arvutisse, vastavasse projekteerimistarkvarasse ning seal siis hakatakse projekteerima uut seadet. Koos punktipilvega on siis võimalik vaadata ka, kas see sobib sinna ruumi ja kas sinna ei jää siis ükski asi ette. Ja võimalik võtta ka siis erinevaid mõõtmeid vastavalt, mida oleks vaja selle objekti projekteerimiseks. Minu jaoks kõlab see natukene nagu arvutimäng. On mul õigus, et see näeb välja selline nagu reaalne virtuaalmudel? Jah, võib ka nii öelda, sellepärast, et kuna me teeme selle punktipilve, mis on värviline, siis põhimõtteliselt saab seal ringi kõndida ja võimalus ka vaadata seda punktipilve VR-prillidega, ehk siis nagu kõnniski seal keskkonnas ringi. Aga too mulle näiteks näide mõni oma huvitavatest projektidest. Üks huvitavaid projekte on olnud Aida tänava skaneerimine, mida hiljem kasutati ühes arvutimängus. See sai siis tehtud veidi kõrgema kvaliteediga ja sellisem veidi detailsem. Siis on meil olnud veel üks lennuk Airbus A320, mida kasutatakse edaspidi õppe-eesmärgil. Ja selle lisaks on meil olnud väga palju erinevaid tootmishooneid. See kõik kõlab väga efektiivselt ja kasulikult, aga miks ma sellest alles nüüd kuulen? Üldiselt inimesed arvavad, et see on väga kallis ja keeruline tehnoloogia, kuid tegelikult kulub niimoodi mõõtes palju vähem aega, kuna üles mõõdistatud terve keskkond ei pea kartma, et mõni mõõt jääb näiteks võtmata ning kokkuvõttes vähendab aega objektil mõõtmise peale ja välistab ka olukorra, kus on vaja minna tagasi objektile ja võtta veel lisamõõtmisi ning kokkuvõttes võidab nii ajas kui rahas. Mina leidsin teid siit messilt, aga kuidas teiega väljaspool messi kontakti saab? Väljaspoolt messi leiate meid meie kodulehelt insero.ee või sotsiaalmeediast, nii et võtke julgelt ühendust. Super, aitäh!